Tere Harjumaa elanikud, minu nimi on Ivo Utsar ja olen Põhjaprefektuuris piirivalvebüroo juht. Mul on hea meel täna anda ülevaade piirivalve tegevustest 2019 ja seda eelkõige selles võtmes, et kuidas meie töö välja näeb natukene selgitada ja kuidas siis aasta on üldse suuremalt mõjutanud nii Eestit, aga ka pigem nagu keskendun Harjumaa vaatele. Kõik te olete ajalehtedest lugenud ja teate, et tööränne on üks suuremaid rändeliike, mis siis Eestis viimasel ajal silma paistab. Et selgitaksin lahti, et mis siis 2019 ja kuidas see tööränne, mida on kõige rohkem, kõik rändeliigid on kasvus, on just mõjutanud Harjumaad ja mismoodi. Et esiteks on keskkond muutunud, et kui varasematel aegadel on Eesti olnud kogu aeg selline läbiränderiik, aga kuna meie Eestil läheb hästi, majandus kasvab, samamoodi on meil nõudlus töökäte järele, eriti just ehitusturul, siis kui on olemas nõudlus, on alati olemas ka pakkumine. Ja kindlasti, kui sinna veel juurde lisada teatud leevendused, nii-öelda biomeetriliste dokumentidega viisavaba reisimine, mis siis laienes nii Ukraina, Moldova kui Gruusia kodanikele, siis see võib käivitada plahvatusliku rändelaine. Ja seda veel toetab ka sotsiaalne keskkond, kus siis oma keeleoskusega, milleks siis on peamiselt vene keel, saadakse väga hästi toime. Kui nüüd rääkida arvudest, siis 2019 me võime rääkida pluss 35 000 täiendavat välismaalast Harjumaale. Ja kui nüüd võrrelda seda, siis see on kuskil üks Kristiine või Nõmme linnaosa suurune rahva hulk. Kui võrrelda seda kogu Tallinna elanikkonnaga, mida on 439 000, siis on circa pluss 8% Tallinna elanikele juurde. Kuid räägiks nüüd sellest, et kus on nagu need probleemkohad, et mis siis tekib, et mis see siis politsei roll on. Kindlasti üks asi ongi raha või nimetame seda ahnuseks, et mis siis nagu tekitabki neid probleeme, mis siis võivad laieneda ka Harjumaa inimestele nii-öelda selle turvalisuse, õiguskuulekuse ja õiguskorra vaates. Et ühelt poolt on meil kindlasti olemas problemaatilised ettevõtjad, kes siis oma ahnuses siis proovivad jätta maksmata riigimaksud ja läbi selle siis ebaseaduslikult vormistavad neid inimesi tööle, mille tõttu siis kannatab ka meie oma tööjõuturg. Ja teine probleem ongi siis nii-öelda välismaalased, kellega me peame samamoodi tegelema, jälgima seda, et nad siin kõike teeks seaduslikult, viibiksin seaduslikult, kuni selleni, et me peame neid mingis mõttes kaitsma. Sest üks asi viib teiseni. Kui näiteks ettevõtja on jätnud inimesele maksmata palgad, siis see võib viia selleni, et lihtsalt inimesel elementaarsete vajaduse katteks läheb toitu varastama, mis tähendab seda, et probleemid laienevad edasi politseile ja ka meie oma inimesed tunnevad ennast vähem turvaliselt. Ja muidugi on teisest küljest välismaalased ise, kes siis proovivad selle lühikese aja jooksul võimalikult maksimaalset kasumit teenida. Selle nimel on nad valmis elama siis kitsastes elamistingimustes, mis tihti ei ole väga inimlikud ja kui minna ka päästepõllu peale lausa ohtlikud. Tihti puuduvad seal suitsuandurid ja ollakse pead ja jalad koos. Ja proovitakse siis maksimaalselt seda raha teenida ka ületundidega, mis teinekord tehakse ülipikki tööpäevi, tekib vabapäev, siis veel isegi proovitakse minna taksot sõitma. See teisest küljest toob kaasa järgmise ohu riski, mis tähendab seda, et see tehtava töö kvaliteet ei pruugi olla kõige parem, kuni selleni, et selle välismaalase enda vaates tööohutus, sest väsinud inimesega võivad tööõnnetused juhtuda. Ja mida teeme meie selles vaates on see, et kindlasti ei ole politsei üksinda, vaid koostöös Maksu- ja Tolliametiga ja Tööinspektsiooniga me niisuguseid reide korraldame ja sellele tähelepanu pöörame. Nagu teame, Harjumaal on palju ka merd ja merepiiri meie vaates, siis ma kiirelt fokusseeruksin sadamatele ja reisijatele, mis siis läbivad Tallinna sadamaid. Circa 12 miljonit neid on aastas ja see on alati olnud ka kerges kasvus. Kui me räägime piiriületustest, siis neid on circa 2 miljonit, kelles siis 600 000 on kruiisituristid,
mis siis suvel annab teatud perioodidel väga suure koormuse nii kesklinnale kui ka vanalinnale, kus siis on hästi palju välismaalasi meil. Mida ma saan öelda ja tahan välja tuua, et positiivsena on see, et kõik salakaup ja varastatud esemed on languses ja samamoodi üks trend, mis oli, kus siis Soome kodanikud soetasid palju tsiviilkäibes keelatud esemeid, on samamoodi languses ja see teeb rõõmu. Samuti mereaktiivsus on suurenenud ja väikelaevade arv on kasvus. Samas, kui rääkida nüüd otsingu päästetegevustest, siis möödunud või sellel aastal oli neid kokku 21 Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna kordonile ja päästsime 33 inimest. Kuid mis on tähelepanek see, et päästevarustuse kasutamine on tagasihoidlik. Tihti on päästevestid käeulatusest ära pandud, signaalraketid aegunud või peidus. Kindlasti jälgige seda, väikelaeva omanikud, kui palju te võite pardale võtta, kas teil on piisavalt päästeveste ja kas teie pürotehnilised vahendid signaali andmiseks on ajakohased. Aga kõige suurem mure meil on täna sadamas joobes juhtidega. Me oleme tabanud sel aastal 53% rohkem joobes juhte Vanasadama piirkonnas, mis teeb tegelikult juba 21% peaaegu veerandi lähedal kogu Tallinnas tabatud joobes juhtidest. Siin on kindlasti see sõnum, et kui te lähete laevale, siis autojuhina, siis palun jälgige, et ei liialdaks napsuga. Eriti oluline problemaatiline on just Rootsi laev, kus laev pakub tõesti väga huvitavat programmi ja õhtu võib venida pikemaks. Kindlasti jätkame neid kontrolle sadamas, et me ei saa lubada joobes juhtide liiklusesse sattumist, seda enam, et Vanasadam on kesklinnas ja väga tiheda liiklusega piirkond on seal. Nii et jätkame neid kontrolle. Ühe võimalusena plaanime veel koostöös Tallingiga võimaldada autojuhtidel oma kainust kontrollida ka juba hommikul laevas. Nii et see on üks meie projektidest. Rääkides nüüd õhupiirist ja lennujaamast, siis lennundusel läheb väga hästi, et lennujaam on jõudnud 3 miljoni reisija piirist ülespoole juba, mis paraku toob ka kaasa selle, et lendamisel on inimesed rohkem ärevil ja hajevil ning see on meile kaasa toonud ka selle, et leidude arv kasvab. Iseenesest loomulik sündmuste käik, aga tahaksin lihtsalt eraldi välja tuua selle, et circa 70% leidudest leiavad kiire tee tagasi omanikuni ja selles osas oleme ka reisijatelt head tagasisidet saanud. Kui nüüd tulla tagasi esimese rände teema juurde, siis paraku nii-öelda biomeetriliste dokumentidega viisavaba reisimine kui ka siia parema elu otsimine toob kaasa selle, kui sinna juurde lisada veel mingi odavlend, sisenemiskeeldude arvu kasvu, et praktiliselt iga päev tuvastame nende lendude pealt inimesi, kelle reisi eesmärgid ei pea paika, kellel ei ole piisavalt elatusvahendeid, kelle dokumendid ei ole korras. Ja need inimesed me suuname piirilt tagasi. See on olnud kasvus 64%, et sellel perioodil circa 845 inimest on jäänud Eesti ukse taha. Aga lõpetuseks tahaksin öelda seda, et me oleme väga uhked ja rahul, et reisijate rahulolu uuringuid, mida viiakse läbi 112 lennujaamas Euroopas, on väga kõrge rahulolu. Me oleme alati viimastel aastatel olnud Tallinna lennujaamaga top 3, kui isegi top 1. See teeb väga rõõmu ja kindlasti saame seda tuge ka rahva poolt, kelle usaldus on politseile 82%, aga väga kõrge on see piirivalve tööle ja tegemistele. See on 91% ja mille üle me oleme väga uhked. Kindlasti me jätkame seda sama joont, hoiame Eesti turvalisena ja anname endast parima. Aitäh teile!